Kevade tulekuga muutuvad osad inimesed eriti rõõmsaks ja entusiastlikuks, kui nad märkavad, et mõni rohulible on juba välja tulnud, mõni pung paisub pisut suuremaks, sest see tähendab nende jaoks ei midagi muud kui suurt vitamiini ja mingit imelikku kihku, et kõik see, mis on roheline ja silma paistab, tuleb ära süüa ja alla neelata. Kuidas moodi sellega on? Kas tõesti kõik see roheline, mis välja tuleb, on suur hulk vitamiini ja inimesed siis krabavad ja tahavad seda kõik ära süüa? No päris kõik ilmselt ei ole söödav, aga kui me oleme siin talv otsa nüüd toitunud kartulist, peedist, porgandist, kaalikast, et tegelikult kevadeks tahad ikka midagi värskemat küll. No vahepeal võib-olla välismaist banaani ja Hispaania tomatit ka. Kui me oleme kodumaist kraami toitnud, et siis ikka igatsed juba midagi värsket ja rohelist. No põhiline, mis kõigepealt tuleb muru välja, eks seda eriti vist ei sööda. Naat on muidugi see asi, mida soovitavad sellised toiduteadjamad inimesed küll, et see on eriti väike ja värske ja siis ta on kohe eriti kasulik. No mis selle naadiga teha annab? No mina panin naadi piruka sisse. Siin on üks süge feta juustega tore pirukas. Kas siin on seda rohelisel kujul seda naati siin meil on kausides? Natuke siin prožektorite valguses natukene närtsinud. Sa saad ka isikliku naadikese. Isikliku naad. Et naat on hea, kui ta on hästi pisikene veel. Et täitsa nagu polegi isegi veel lahti läinud. Aga põhiliselt süüaks ta ikkagi siis neid lehti või varsi ka? Lehti ikkagist. Just need väiksed lehti. Naati tegelikult on süke kergelt, süke kevadise porgandi maitsega natukene, et mina olen pannud täitsa köögi üle supi sisse väiksed leheki, see annavad sellist natukene rohelist maitset juurde. Aga muidu jah, pirukatesse, suppidesse pestot saab teha. Kas see tervisliku toidu või see, mis see roheline on ja kasvab, kas selle ärakasutamine toidus, kas see on selline suur kihk kõik ära kasutada, et mis vähegi kätte tuleb, tohutu vajadus, et toiduainete arvelt kuidagi kokku hoida või lihtsalt peab sööma ära, sest ta on hirmus kasulik. Ei maitse üldse, aga on hirmus kasulik. No päris sellist asja, mis ei maitse, ikka sööma ei pea, sest kui sa seda vastumaitset sööd, ilmselt ei ole ka kõik need kasulikud ained ja mõju sul seal. Aga Eesti kultuuris me tavaliselt selliseid mõrkjad asju ei söö, aga näiteks kreeklased ja paljud muud maailmad käiakse täitsa aktiivselt metsas ja Türgis käiakse aktiivselt metsas korjamas igasugused värsked metsikuid kevadisi taimi. Olgu siis metsik rukola, olgu see võilill või naat või kõike söödavat rohelist. Lihtsalt on ajalooliselt kombeks olnud ja tegelikult ta rikastab su toidulauda ikkagist, et ta on selline teistsuguse maitsega. No aga me ei saa ju öelda tegelikult, et meie esivanemad tõesti sõid kõike seda naati ja siis, mis meil siin on, mis sealt metsa alt veel leiab, kuuseokkaid ja... No kuusevõrseteni läheb natuke aega, need veel ei ole valmis, aga karulauk oli... Karulaugu söömise komme meie perre on küll tulnud suhteliselt hiljutisel ajal ja ma mäletan naadiga, et kuigi me nüüd tõesti iga kevad paar korda seda naadipirukat teeme, siis ma mäletan, kui umbes 8 aastat tagasi me olime maal Vanamüüres Palukülas ja käisime kraavipervelt naati korjamas. Tahtsime igasugused retsepte testida ja siis vaatas küll vanaema mind, kes oli siis sedasi 86-7, vaatas mind nagu täiesti segi läinud linnainimest, sest vaatamata selle tuli ilma see üle elanud suure pere ema, sest naati polnud ta küll sööma hakanud. Ja siis tuleb linnast lapselaps ja hakkab naati korjama suure kotiga. No veensite ümber? Me tegime kodus seda pirukat, aga me siis rääksime talle, et tegelikult maitsev ja tegelikult väga kasulik lehtköögivili siis. No ma vahepeal suutsin selle ühe naadi ära krõmpsutada, nii et ma peaaegu et ei märganudki. No ma pean tõesti, ma olen naati enne maitsnud ka, et selles mõttes mingit ehmatust või üllatust ei olnud, aga ma olen väga valiv toidu suhtes. Ma olen selline konservatiivne sööja võrreldes näiteks Marko Reikopiga, kes on ilmselt söönud siin ilmas kõiki toite ja siis ta suudab neid kirjeldada ja ta armastab neid ka kõik oluliselt rohkem kui mina. Mina on lihtne söök. Et mina väga ei eksperimenteeriks igasuguste asjadega, mis kuskilt kasvavad, aga naat oli täitsa okei. Ma prooviks selle piruka ikkagi ka ära, kuna see on siin lõhnab tõesti hästi, siin on sees. Ma pakun, et siis on muna näiteks. Üks muna läks selle täidise sidumiseks, aga tegelikult on seal fetajuust ja naat ja natuke praetud sibulat. Aga naati vist on üsna vähe tegelikult. Me ei saa ikkagi öelda, et see on päris naadipirukas. Minu aias kahjuks naati ei kasva ja mu ema andis mulle väikse kotide nädalavahetusel, et mul naati ei olnud sedasi rohkem võtta. Mul on siia, võiks panna 100 grammi täissuure piruka peale. Minul läks 30 grammi poole portsi peal, tegelikult natuke vähem, kui oleks pidanud olema. Et tegelikult see on selline muna ja juustu. Muna on see veelgi vähem, et see on tegelikult fetajuustu pirukas väikse naadik, et ongi tegelikult ühest Kreeka pirukast ajendatud ja ma olen tegelikult teinud seda ka korduvalt kodujuustuga, et oleks natuke kodumaisem, jääb ka väga maitsev. Ilmselt võiks ka prõnsaga proovida igasuguste mahlaste juustudega, et see lõhnab nii hästi, et ma ei ole veel omale suhu ühtegi ampsu saanud, aga süljenäärmed töötavad siin. Meile see väga meeldib ja see on namina, mis ka palju kiita saanud, et proovi.
Ma ühinen nende kiitjate nimekirjaga. Ja ta on teistsuguse maitsega. Kui sa kardad, sa võid alguses lisada, siis ta ei ole selline klassikaline spinati fetapirukas. Seda ta ei ole. Aga juustu maitse või selline apukas maitse on siin ikkagi sees, et kui ma seda sööksin, siis ma kindlasti ei pakuks, et siin sees on naati. No ilmselt see on natukene vähe ka, on ju, aga mul, tegelikult seal on see rohelist ka ikkagist, et täitsa seda naati ikka peaks tunda olema. Aga kui ta supi peale naati panna, kas siis ta mõjub kuidagi ka teistmoodi või maitseb ta teistmoodi? Muidu sa lisad supile maitse rohelist, lisad peterseli või tilli või leesputke, mul see oli ka juba aias sedasi. Mis asi see on? Leesputk. Nii. See on selline klassikaline supiürt, see on täitsa tavaline maitse roheline, mis iga vanaema peenres ilmselt kasvab kuskil. Võid musutada, seal on lõhna. Kas seda süüakse ka sa võid süüa, jah. Ta on, seda sa lisad tavaliselt supile näiteks või lisab peterseli või tilli. Ta lõhnab peterseli moodi? Ta on sugulane. Tere sugulane. Ja, aga maitse on teistsugune natukene. Tal on tugevam ja intensiivsem maitse ja mitte maitse poolest ei ole nii peterseline, kui ta esimese hooga võib-olla tundub. Aga siiski, kui ma ütleks, siis ta on pigem petersell. No vaatame, siin on kausi sees veel mitmeid asju sulle ette valmistatud. No, see, mida praegu tegelikult inimesed ohjeldamatult söövad ja korjavad, on karulauk, ma saan aru. Ja, see on siis see, ei ole see? Ei ole, karulauk on siin. Nii. Siin on kahevõrsega. Kahevõrsega, ilus karulauk ka, meie prožektorid on natukene karulaugule liiga teinud. No mis lugu selle karulauguga on? Tegelikult on nii, et öeldakse, et seda justkui ei tohi korjata, et see on looduskaitse all ja samas nagu inimesed ju söövad ja teevad sellest midagi. Karulauk on tõesti looduskaitsel, ta on 3. astme või mismoodi neid siis liigitatakse kaitsel, mis tähendab seda, et sa võid oma tarbeks metsa alt korjata, sa ei tohi tehinguid teha, sa ei tohi osta müügiks ega osta nagu siis looduses korjatud karulauk, aga karulauk kasvab tegelikult väga paljudega aias. Meie oleme ka endale pannud nii seemnes kui turutõstetud taimest aeda, kasvab väga kenasti. Ja aga kõik, kes müüvad seal kuskil niimoodi turuväravas, kas me võime kindlad olla, et nad on niimoodi oma aiast selle korjanud või mina nägin metsast? Ka näiteks ühes pealinna väikses gurmeepoes, et ma tahaks ka arvata, et nad on kontrollinud, et see ei ole metsalt tulnud ja ma tean, et Nõmme turul vist oli väidetud kellelegi hiljuti, et on Leedust toodud. Aga sealt võib võtta siis, jah? No tegelikult jah, et Põhja-Euroopas ja Saksamaal näiteks on kõik kevadesed ajakirjad ainult karulaugu retsepte täis, on Suurbritannias on väga populaarne. Kui keegi vaatab Ameerikas saadet või on sealkandis, siis seal on süüaks grislilauku, mida kulinaarses mõttes kasutad täpsama moodi. Et on väga sarnase välimusega, ka selline kergelt küüslõusa maitsega. No kõik on üsna sellised, laugud, natukene mõrked ja kibedad, kellele see maitse sümpatiseerib ja neid on palju, siis nemad võiksid ju küll, no mis see on? See on ka lauk, see on longuslauk, siin on paar longuslaugu lehte veel. Kust ta tuleb? See tuleb minu aiast, see on, saab väga vara valmis, saab varem valmis isegi kui murulauk, mis on tegelikult tavaline koduaia esimene kevade kuulutaja. Aga longuslauk ta kasvab selliseks lehed umbes nii pikaks ja siis vajuvad lonti. Et sealt siis sellest see nimi. Ja maitseb nagu karulauk? Ta maitseb nagu maheküüslauk. Minu arust on need lastele väga meeldivad, kui nad lehed on sellise mahlased sellised... Siin loeb välja minu see konservatiivne sööja. Seda ilmselt leivaga võib-olla sööks tõesti. Jah, leiva peale või krõbistad niisama aias, jalutad aias ringi, võtad ühe lehekesed, lihtsalt saada need vitamiinid kätte. Aga ma tean, et enamusele kindlasti meeldis. Kõik inimesed armastavad kahe suupoolega süüa küüslauku siipoolest, neile kindlasti väga meeldib. Ja siis on siin klassikaline hapuoblikas. Võt need mulle küll hirmsam. Kas need on ka tõesti juba olemas? On olemas. On aias peenra peal, need suured lehed on küll ostetud taluturult ühe Pärnumaa proua käest. Nii, ja siis on siin terve hulk, kaks ilusat salatit välja, üks on koorega, teine on niisama. Teine on igatepidi veganlik ja paleo ja gluteenivaba, mis kõik peab olema. Mis see sisse on siis pandud? Kõik see, mis meil siia... See retsept ma tunnistan üles ühe toreda toidublogi Aet Risbergi blogist, kus ta paar aastat tagasi sealt kirjutas, mida ma nüüd teen väga-väga tihti. Siin on värske kapsas, soovitatavalt siis nagu värske kapsas, mitte mullune, mis võib mõrkes olla, karulauk, natuke õli, soola, pipart, törts suhkrut. Selline värske toorsalat, kergelt küüslaugun jälle, mis tuleb sellest karulaugust. Aga see kapsas natukene mahendab seda ja kõik on kapsas mahendab, jah. Küll on hea, et inimesed oskavad hästi süüa teha. Ma ei tea, kuidas see kõik niimoodi juhtub inimestega, et nad seda oskavad. Mul kõht ka muidugi üsna hea tühi. Hea meelega ma viitsutaks nii edasi. Aga mis siin siis selles kohustuslik salat? Ja see nüüd on jälle siin Kreeka ja Türgi köögivõjutustega, et on, kes on Kreekas käinud, teab kindlasti sealset tzatziki kastet, mis koosneb siis värskest kurgist,
paksust jogurtist või nii-öelda Kreeka jogurtist, mul on küll siin Saaremaa jogurt. Ja küüslaugust, takitud küüslaugust, aga küüslaugu asemel on pandud siia nüüd takitud karulauku. Et ka meie ammune lemmik juba. Seda võib niisama süüa liha kõrvale, saia peale võib panna või niisama nagu toorsalati asemel. See on kui hea. Ma tean, et Marko Reikopi üllatus on maailmas enam mitte millegi peale, mis süüa kõlbab. Minul on see tee kõik veel käimata, aga see kõik on väga maitsev. Siin on ju 3 komponenti, kapsas, karulauk ja õli ja siin on kurk, karulauk ja jogurt. Ma veel magustoiduks söön selle hapuoblika ka peale. Igal juhul suurepärane, aitäh tulemast ja inimesed. No vaadake siis, kuidas ja mis seal ümberringi kasvab ja tehke endale maitsvat sööki sellest, mis on tegelikult täitsa koduõues olemas.